tere, head vaatajad ja tere tulemast saatesse Ajamõõde. Ja täna oleme, nagu te näete, veidi teises formaadis. Oleme kolinud laua ääres tugitoolidesse. Ja täna on mul külaliseks teile kõikidele tuntud ja armastatud Päivi Pitko. Tere tulemast saatesse. Aitäh. Päivi on siis, nagu te teate, TV7 Eestisse rajaja ja selle pikaaegne juht. Ja ma usun, et meil kõigil on väga hea meel, nii nagu minul, ka teil kindlasti taas näha Päivit ekraanil. Ja Päivi, tavaliselt oled sina intervjueerija rollis, aga täna on siis hoopis kõik teistpidi. Ja ma tahaks alustada sellest, Päivi, et viimast 3 aastat sinu elus ilmestavad suured muutused ja need on olnud sellised murdelised aastad. Aga sellest me räägime veidi hiljem. Võib-olla alguses me räägiks sellest, kuidas sina tulid usule, sest et me teame, et kõikidel on ka mingisugused võib-olla taustsüsteemid, vanemad. Et kas sina tulid kristlikust perekonnast või kuidas see Jumala juurde tulemise tee sinu jaoks oli, Päivi? Räägi. Ja meelega räägin sellest, et see on väga oluline ja see on minu arust ka nii hämmastav, et kuidas Jumal kellegi kätte saab. Ja ta ju armastab meist igat ühte, aga see on suur arm, et olla Jumala laps. Ja minu puhul tõesti on nii, et minu isa ja ema ei olnud kristlased, nad ei olnud elanud nagu Jumalalle ja minu peres ei räägitud Jumalast. Mitte kui midagi, kui räägiti mitte niimoodi väga hästi. Aga siiski vanavanemad olid. Ehk meie isa poole pealt vanaema ja vanaisa ja siis ka ema poolt vanaema ja nemad palvetasid minu eest ja külvasid ka. Ja see külv, need seemned olid väga olulised, et kui ma olin laps, ma sain käin laste üritustel pühapäeva koolis, vanavanemad viisid mind ja siis iga kord, kui nad andsid mingid sünnipäevakaardi või mida iganes, alati laulsid vaimulikke laule ja kirjutasid mingit piiblisalmi mulle ja mida iganes, aga kogu aeg külvasid. Ja ma mäletan, kui ma olin 8-aastane, kuidas ma nagu kogu südamest laulsin neid vaimulikke laule ja ma ka kogesin midagi. Täna ma võin öelda, et ma kogesin Jumala ligiolu. Aga see jäi sinna paika, sest kuna mu vanemad ei osanud mitte midagi öelda või isegi võib-olla ei osanud ja siis tõttu ka ei tahtnud. Ma proovisin vestelda sel teemal ka emaga, aga ta ütles, et no, kui sa saad vanemaks, siis vali, mis sa valid ja siis sa saad võib-olla paremini aru. Ja nii see jäi. Ja järgmine kord oli see, kui ma juba olin 15 ja siis oli see aeg leeri minna. Ja jälle mul oli see igatsus sees. Et ma kunagi ei eiranud, et Jumal on. Aga me ei osanud mitte midagi arvata, et no kes see siis on ja kuidas on ja seal leeris mina suurte kõrvadega kuulan, laulan jälle neid laule ja eriti need puudutasid mind need laulud, kus laudi pühast vaimust. Aga mu sõbrad olid nagu, neid ei huvitanud üldse see teema, mitte vähegi. Mind huvitas tohutult. Aga need, kes seal ka nagu õpetasid ja kõik ilmselt nad ei olnud väga nagu elavas usus võib-olla, sest keegi ei tulnud mu juurde. Rohkem formaalne selline. Rohkem formaalne on ja ma jäin ilma selleta, et keegi oleks nagu juhtinud mind nagu Jumala juurde ja ma ei julgenud ka nagu ise väga aktiivne olla selles vanuses, et ma arvasin, et kõik jätavad mind maha, kui ma hakkan mingiks imelikuks uslikuks veel, et see jäi sinna paika ja siis järgmine kutse tuli siis palju-palju hiljem, kui olin juba abielus Ariga ja meil oli tütar Sanna ja ta oli mingi 2-aastane siis. Ja meie sõprad käisid abielulaagris ja soovitasid seda, et ütlesid, minge, see on nii hea laager. Ja me teadsime, et see on kristlik ja kristlased korraldavad. Ja sest Mariga mõtlesime, et mis me teeme siis sellega. Ja siis me ütlesid, mis siis, kui nad on kristlased, las olla. Et meil on ka nagu suguvõsas kristlasi, aga kindlasti see õpetus on hea ja sisu on hea, et las olla, et lähme sinna. Ja see oli hämmastav, mis me seal nägime, et see armastuse õhkkond, kuidas nad suhtlesid omavahel, kuidas nad käitusid, kuidas nad nagu olid, et see ja kuidas nad rääkisid. Ma mõtlesin, et see oli minu arust nagu ülimagus, et kõik oli nii, et oi, kui kallis sa oled ja nii, kui ma armastan sind ja mõtled, mida nad teevad näitemänge, et las olla, et 3 päeva ja läinud, et siis tuleb esile, kes nad tegelikult on. Aga see terve 7-8 päeva, sama asi. Ma hakkasin nägema seda, et see armastus on päris ja see armastus on nagu pärit
Jeesuselt. Nendel on Jeesus. See on midagi, millest maailmas on nii puudu. No ongi. Et sa kohe tunned seda vahet. Nad ei olnud nagu imelikud. Ma mõtlesin, et kõik kristlased on enam-vähem nagu sellised, kelle sarnane sa ei taha olla. No jah, täpselt. Aga nad olid lahedad inimesed. Tõesti toredad, vabad inimesed. Ja siis ma kisasin minu sees lihtsalt, ma tahan. Et mul ei ole seda hetke, et ma oleks nagu jalutanud kuskile altari ette ja siis palvetan päästepalve. Ma palvetasin päästepalvet kogu aeg. Keegi, terve su elu Jumal oli kutsunud. Ja oligi. Ja siis ma hüppasin sajaga. Ja ma andsin kõik. Sest see igatsus oli juba nii suur. Et siis ma läksin täiega kaasa. Ja siis sa läksid ka piiblikooli pärast seda? Ma läksin üsna pea, et siin võib-olla mõned aastat oli niimoodi, aga sel ajal oli ka ärkamine, selles mõttes, et ma olen nii tänulik, et ma leidsin koguduse ja tegelikult olidki paljud kogudused täis vaimu. Ehk ma sain ka püha vaimuga ristitud, ülevoolevalt täidetud jätkuvalt ja pidevalt. Ma olin kogu aeg Jumala väe all põrandal niimoodi. Ja see oli mulle normaalne. See on midagi kummalist teinud. Loomulikult püha vaim täidab sinna nii. Jah, see on väga loomulik elu. See oli väga loomulik. Kristlasele. Ja ongi, nii see peabki olema. Ja siis läks mõni aasta mööda ja siis ma tõesti, ma olen väga tänulik, et sain ka piiblikooli, see oli Logos piiblikool Helsingis, kuhu ma läksin ja see oli 2-aastane kool. Ja see andis ka väga hea vundamendi ja aluse. Päivi, aga sa oled soomlane. Soomlane, kes on saanud päästetud, elab oma ilusat elu Helsingis, käib rõõmsalt ringi ja järsku Jumal kutsub sind Eestisse. Räägi palun, et kuidas see Eestisse tulemise lugu oli? Et see on väga oluline samm sinu elus, väga suur muutus. Kindlasti suur muutus, pöördeline võiks öelda. Üks nendest, aga see on nii Jumal, et Jumal teeb asju tegelikult äkitselt või tal on üllatusi meie jaoks ja see oli meie perele ka üllatus, et mis siis sai kindlasti mulle üllatus ka. Sa oled ise rääkinud, et sa ei olnud suur Eesti fänn nagu paljud soomlased, eks ju? Sa ei teadnud palju Eestist, vist nii oli? Ei, ma ei teadnud sellepärast, et mul polnud huvi. Muidugi ma oleks teada saanud, kui ma oleks olnud huvitatud, aga sel ajal olid teised prioriteedid, teised asjad südames ja see pilt, mis oli jäänud, see on mingi Vene aja pilt nagu Eestist ja selline hall. Aga see kõik on seotud siis loomulikult Jumal hakkas juhatama ja kohe alguses saaki aru, mis toimub. Ja see kõik algas sellest, et meil oli Ariga 10. pulma-aasta päev, otsisime kohta, kuhu minna, et tähistada ja tahtsime midagi erilisemat kui lihtsalt restorani minna ja mingi õhtusöök. Aga me ei leidnud selliseid välismaa reise, mida ma oleks tahtnud nagu kaugemale minna, need kõik välja müüdud ja ei. Ja ainust, mis me leidsime, on mitte Tallinn, vaid Pärnu ja Eesti on ja korraks nagu selle mõtte ka nagu matsime maha, mõtlesin, et miks me Eestisse lähme, no pigem siis juba kuskile mujale. Aga kuna see siiski nagu tundus olema ainukene variant natuke teismoodi, nii me läksime ja 4 päeva. Ja olime Pärnus ja jalutasime Pärnu rannas ja mõtlesime, et mis asi see nüüd veel on. Siis korraga tuli see tunnes, nii tugev tunne, et see on kodu. Me kuulume siia. See on see koht, kus meie peame olema. Ja see oli hämmastav ja sellest see algas see protsess. Siis see sai kogu aeg kinnitust. Tulime lastega, tulime piiblikooli tiimiga, missioonireisile. Kuidas lapsed selle mõtte vastu võtsid? Nad võtsid ka, et meil oli sel ajal Samuel oli 3-aastane ja Sanna oli 10 ja mõtlesid ka, et väga põnev, et lähme ikka ja mõlemad kõik, kogu pere ütles jah. Et see oligi hämmastav, et kõik ütles, et jah, lähme, aga muidugi see pidi olema nagu aastane reis, mis on siiamaani jätkub. Nii et seda me muidugi ei teadnud, et kauaks me siis läheme, aga see tundus alguses, et põnev seiklus ja tuli ka palju kinnitusi selle kohta, et no see küll on Jumal, kes seda ust on nüüd avamas meie jaoks. Ja nii me aasta pärast sellest, kui me esimest korda Eestisse tulime tähistama meie pulma aastapäeva, me siis juba otsisime, kus me hakkame elama ja siis hakkasimegi elama. Et esialgu te tulite aastaks ja siis te otsustasite jääda pikemaks, oli nii, jah? Just, ja see oli pikalt nii, et me kogu aeg iga aasta nagu küsisime uuesti Jumala käest, et kas veel jätkub. Kas see veel jätkub? Et kuna nagu see oma elu on üle antud, nii siis ei ole, et mina otsustan ja mina siin valin ja mina nüüd niimoodi, vaid see küsimus ongi, et Jumal, mis sina tahad, kas sa soovid, et me veel oleme siin
ja kuidas sa näed seda olukorda, et meil ei olnud sellist antud nagu, et me ise oleks osanud öelda, kui pikaks ajaks Jumal meid läkitas Eestisse, aga see on siiamaani nii, et Eesti on südames. See on tõesti väga imeline ja see, et Eesti on sinu südames, seda me kogeme kõik siin Eesti kristlased, ma usun. Ja Päivi, sina ju, nagu ma alguses ütlesin, sina olid tänu sinule, meil on, Eesti kristlastel on praegu kristlik televisioon, mis toimib ja mis on üles ehitatud, üles nii-öelda rajatud ja sina olid selle alguse juures, ehk sina olidki see rajaja. Et räägi palun, et kuidas see nagu sinu südamesse tuli ja natuke nendest algusaastatest, see kindlasti ei olnud ju lihtne, sest Eestis ei olnud ju alguses mitte midagi. Te käisite Soomes salvestamas, et kuidas see, nagu see Jumal siis rääkis sulle selle televisiooni suhtes? Nii, täpselt, eks enam-vähem on nagu sarnased need lood, et kuidas Jumal meid juhatab ja kuidas ta meie tähelepanu millele pöörab, et kõik see algas sellest palju-palju varem. Võib-olla just aastal 2009, millal siis lõpuks see televisioon tuli Eestisse aasta lõpupoole, aga aasta alguses, kohe kui aasta vahetus, oli mu südames selline mõte, et mul on vaja saada kokku Martti ja Mirja Ojaresega, kes on siis Soome TV7 ja kogu selle TV7 töörajajad. Aga ma neid isiklikult ei tundnud ega teadsin küll, ma olin jälginud ja teadsin TV7 kanalit Soomes, aga natuke kaugelt neid ei tundnud ja ütlesin oma sõbrannale, kes neid teadis, lähedasemalt tundis, et palun korralda midagi, et me saaks kokku. Et millegi pärast ma pean nendega kokku saama, aga mul ei olnud teadmist, miks. No see oli üks asi, aga teine asi oli see, mis ma sain ka südamesse, mis Jumal rääkis südamesse, et tuleb suur muudatus, ole valmis. Varsti on muutumas midagi ja see on suur muutus. Ehk need kaks asja mul oli, mida ma teadsin. Ja siis tuli suvi 2009 ja see samane sõbranna helistas mulle ja ütles, et tead mida, et TV7 on teinud otsuse, et nad laienevad Eestisse ja tema kogeb, et äkki see on see, mida Jumal kutsub mind tegema ja see muutus, et kui sa nagu koged samamoodi, et võta ühendust TV7 juhtidega. Ja kuna ma teadsin, et midagi on seotud nendega ja midagi on muutumas, seda ma ka tegin ja helistasin sinna, küsisin, et mis plaanid nendel on ja tutvustasin ennast ja kohe oli niimoodi roheline tuli natukene, et jah, et teeme intervjuu ja vaatame edasi ja niimoodi. Aga siis oli suur vaikus ja mitte midagi ei ole pikk aeg ja ma mõtlesin, et no okei, et vaatame, et ilmselt on nagu lahendus leitud ja et helistab veel korra, et saan nagu selguse ja kindluse ja helista ja siis oli hoopis natuke teistsugune hääletoon, et küll me anname teada, kui midagi on teavitada ja kõik. Mõtlen, okei, jätame rahule siis selle veel ja las olla aega, aga siis läks veel hästi kaua aega ja siis oli juba sügis. Sügis oli käes ja mõtlen, no kindlasti seal on lahendus leitud, aga ma ei taha jätta nagu ripakille, et olgu siis pandud see viimane punkt sellele loole, et helistan veel ühe korra, see oli esmaspäev ja me teadsime, et me läheme Soome. Meil oli mingi teema seal, et mida me pidime tegema Soomes, et mõtlesin, et no enne kui me lähme, et ma helistan siis veel sinna ja küsin, et kuidas on. Ja helistasin ja Martti Ojares võttis vastu ja ütles kohe, kui ta kuulis, kes seal on, et oi, kui hea, et sa helistad ja tule kindlasti ja räägime ja et millal te tulete ja jõuate ja niimoodi ja nii oli, et siis saime kokku ja siis nende poolt ütlesid kohe, et jah, et hakkame pihta, hakkame nagu liikuma. Millest te siis pihta hakkasite alguses, et kuidas see? No me hakkasime siin, aga see, miks ma räägin, see ELO oli see, et see on alati on Jumala kutse ja nemad ka nii kui me oleme inimesed, proovisid üht ja teist, kuna see tundus, et see on natuke keeruline on ju, et üks elab, ma ei tea, Pärnus ja seal stuudiod on Helsingis ja seal oli katsetatud üht ja teist ja siis nendele tuli prohvetlik sõna, et kurat on püüdnud takistada seda protsessi, aga ootake, kuni on esmaspäev. Ja esmaspäeval helises telefoninumber ja teie lahendus on seal.
et noh. Ja samas ka sinu poolt, eks ju, et sa olid ka ikkagi, võtsid kätte ja helistasid ja mitmeid kordi, eks ju, sest see oli sinu südames, et sa oleks võinud ka, et okei, et vastust ei ole, et noh, läheme siis edasi, eks ju. See on Jumala juhtimine on see, et tema panebki need väiksed asjad meie südametesse, et võtta ja helista on ju. Et vahel me paneme nendest mööda, kuna see on nii vaiksed ja väiksed vahel. Aga need on olulised asjad, et me oleme kuulekad. Ja sellest see siis oli oktoober, kui me otsustasime, et hakkame pihta. Novembris hakkas TV7 Eestis tööle. Ehk 4 nädalat pärast. Aga oli sul eelnev ka mingi selline arusaam või oskus või mingisugune taust või alustasid sa lihtsalt niimoodi nullist? See oleneb, mis selle all nagu mõelda on ju. Et see, mis on see taust, oli see pöördumine Jumala poole, oli see, et sa oled olnud korduvalt püha vaimu väe all, saanud õpetust piiblikoolis, ei käinud Tampas aasta aega ka piiblikoolis. Ja ma usun, et see on ehk see kõige olulisem varustus, et kuidas nagu olla ühenduses püha vaimuga ja juhendatud nagu tema poolt. Sest see kõik kristlik, mis me teeme, kõik, mis kannab tema nime, peaks olema juhitud tema poolt. Ja kui meil on hästi palju inimlikku tarkust ja oskuseid ja teadmisi, nii siis seal on ka oht, et me hakkame toetuma sellele, mida me oskame ja unustame küsida, et aga kuidas. Ja seda nagu piiblis ka, et seal on näiteks Taavet ja teised, kui me loeme nagu, et kuidas need olukorrad oli, et sa teadsid küll, kuidas teha, aga Jumala poolt juhtnöörid olid hoopis erinevad. Sarnane olukord, aga kui sa oleks toetunud sellele, mida sa loomulikult tead, oleks läinud täitsa metsa. Nii et sellepärast ma usun, et see on kõige, loomulikult kogu elu, mida teinud oli ja kõik need kogemused, kõik see eelnev, loomulikult sellest oli kasu. Ka kõik need praktilised oskused, et need ei ole ka nagu... See on väga õige, et Jumalal on oluline süda ja pühendumus, et kõike saab õppida ja kõike saab juurde, et sul võivad olla oskused ja kõik, aga kui sa ei ole sõnakuulelik, siis sellest on vähe kasu. Aga ma pidasin silmas ka seda, et seda praktiliste televisioonitööd, et kas sul oli mingisugune selline taust ka või ja, tead, mul oli taust. Pealtnägija tegi saate meie perest. Mul oli taust. Pealtnägija? Ahah, nii, räägi. Nad tahtsid teha ühe saate ja siis ma mäletan seda, et see oli enne seda, et tegid intervjuud ja käisid meil kodus ja kõik. Ja ma vaatasin seda tiimi, kuidas see tööd tegi ja mõtlesin, päris lahe töö, mis nad teevad. Ja mõtlesin, kui vahva oleks teha ja on teha seda, nagu kui me teeme kristlikku meediat. Et väga vahva, et kasutada kõike seda tehnikat, kõike neid võimalusi, mis on selleks, et Jumala kuningriik võiks minna edasi. Mäletan lihtsalt seda, et ma mõtlesin, et jaa, pole hullu, seda võiks küll teha. et muidugi ma ei olnud televisioonis või kristlikus meedias või üldse meedias enne töötad. See oli ikka väga suur julgustükk ka. No jaa. Aga see on ilmselt see omadus, mis Jumal on mulle andnud kohe sellest hetkest, kui ma päästetud sain. Ma mäletan, et mul oli üks inimene, kes küpsem kristlane, kelle juures ma tihti käisin, kui olin alles päästetud saanud ja palvetasime koos ja arutasime asju koos. Nii, mitte, et see on Jumal, kes annab need meile. On ju. Siin ei saa keegi öelda, et mina olen, eks ole. Aga hämmastav oli see, mis ta mulle ütles. Ta ütles mulle, et tead sa mida, Päivi? Et sa oled nii julge. Ja ma kuulen nagu suured kõrvad, et kust sa selle võtad, et ma kardan seda ja kardan teist ja kardan kolmandat ka, et kuidas sa ütled mulle, et ma olen nii julge? Aga ta ütles, et jah, sa kardad küll, aga sa kunagi ei lase sellel hirmul või kartuselt sind takistada. Sa ikka lähed ja sa teed. Et see, ma usun, et see on Jumala poolt antud see. Ja see tuleb sellest, et nii kui ma alustasin ka seda tööd, nii seal oli kõik see eelnev kogemus, nii ma ütlesin siis ka, et ma usaldan sind. Et ma usaldan sind. Et sina oled minuga. Ma usaldan sind. Ja see on see, kus see julgus tuleb. Et ma usaldan sind. Sina oled ustav. Ja see on parem, et Jumal paneb meid kohtadesse,
kus me tõesti saame usaldada teda, siis tema parim tuleb esile. Et see oli see. See ka ja ma hiljem ka küsisin seda, et Jumala, miks sa mind valisid tegema seda tööd? Et miks sa valisid mind? Mille pärast? Sest kui me paneme nagu, see on samamoodi, kui valiti ka, et kes on, mitte et nüüd seda nagu võrrelda, aga lihtsalt, et inimesed näevad ühtepidi, aga Jumal näeb teistpidi. Jumal otsib tegelikult südant. Aga inimeste me tihti vaatame nagu välimuse või teatud teiste asjade suhtes nagu teeme oma valikuid. Aga Jumala vastus, ma vist paar korda küsisin, et Jumal veel, et täpsusta mulle täpselt, et miks selline valik on. Ta ütles mulle niimoodi, et sellepärast, et sa oled sõnakuulelik. Teatud mõttes, et ma võin sind usaldada. Nii lihtne see ongi. Ja meie oleme väga tänulikud sulle, Päivi, Eesti rahvana ja Eesti kristlastena, et sa olid sõnakuulelik, et sa olid julge. Ja tänu sinule meil on täna eksisteerib Eestis selline imeline kanal ja tõesti ma tean, et väga paljud, sa ise tead ka kindlasti seda, tõesti on väga tänulikud sulle ja et see ei olnud lihtne, see oli selline tõesti, nagu me ütlesime, nullist alustamine, mitte millestki. Et sa lihtsalt läksid ja sa olid sõnakuulelik, sa hakkasid tegutsema. Nii lihtne on, kui on kõik vahendid olemas, kui on kõik, mis vaja ja rohkemgi, siis on lihtne teha, eks ju, kui on kõik oskused. Aga see, kuidas sa alustasid ja kuidas sa astusid välja usus, et see nõudis ju sinu poolt ka väga palju usku, ma usun. Usku küll, aga selles mõttes tahaks nagu seda öelda, et au Jumalale, eks ole, et tegelikult tema oli see, kes otsustas, et see kanal tuleb Eestisse ja see on, Jumal lihtsalt kasutab inimesi ja valib siis inimesi tegema osa tema tööst. Ja, sest keegi ei saa võtta ka midagi, mis tal ei ole antud. Ei, ja see on alati tema, kes otsustab, mida, millal ja kuidas on, aga selleks on vaja meid kõiki, et me ütleme talle jah. Me ütleme talle jah, nii see on ja siis sealt saab sündida. Kas nüüd sa oled olnud, nagu me alguses rääkisime, et on sellised suurte muutuste aastad olnud sinu elus ja kas sa näed ka tulevikus televisioonil nagu osa oma elus või kas sa kuidagi jätkuvalt näed seda või on Jumal sind suunamas sellistele uutele radadele? Kas see on ikka sinu südames veel või on seal juba midagi uut tärkamas? Midagi uut. Alati on uus. Jumal on loov, Jumal alati loob uut. Aga loomulikult ma usun, et meedia on hea vahend kuulutada evangeeliumi, rääkida sellest, kes meie Jumal on, milline ta on, varustada ja nagu, et Jumala kuningriik saaks edasi minna, et iga viis, kõik vahendid on head. Et selles mõttes ma usun küll, et tänapäeval võib olla nagu teistmoodi ehk mis see meedia siis on, kas see on televisioon või on see siis sotsiaalmeedia, on see siis YouTube, on see mis iganes kanalid on aga jah, usun küll. Ei, küll ma loomulikult hakkan ka liikuma selles suunas, et ega kasutada ka seda varianti, et teha saateid ja nii edasi, et ja. Aga räägime natuke ka sellest viimasest 3-4 aastast. Kuidas need aastad on mõjutanud sind ja mis on toimunud sinu elus? Räägi natuke täpsemalt. Aasta 2022 ja sealt edasi või? No, näiteks. Ja, näiteks. Ja siis see oli see aasta, kui üks uks läks kinni, ehk TV7 uks läks kinni. Ja kuna see oli kinni, nii siis on selge see, et on aeg liikuda edasi. Ja siis ma usun, et me käisime ka Jumala sammudes. Et mõned kuud oli see hetk, et oli olla Jumala ees, et no mis nüüd siis järgmisena, et mis on sinu plaan meie jaoks. No me oleme abielupaar, siis see plaan on ühine. Et abikaasaga ühine ja võtsime nagu need kuud aega, et lihtsalt võib-olla taastuda natukene ja otsida, et mis siis teha. Ja siis tuli järgmine äkitselt. Nii nagu minu elus on tihti olnud neid pöördelisi hetki ja selliseid muudatusi, mis ei loe kalendris. Võib-olla see TV7
ukse kinni, ja see läks kinni, oli ka teatud mõttes, et seda ka nagu pikalt kalendris ei olnud. Et ka teatud mõttes üllatuslik ja järgmine samm oli ka üllatuslik, et seda ka kalendris polnud, et mis me siis teeme. Ja tõesti oli siis selline lugu, et meil on üks armas noor naine meie elus ka, kes on mingi aeg ka meie peres elanud nimega Jane ja kellega siis ka suvel 2022 veetsime aega ja tuli jutuks see, et ka tema elus olid muutused, et siis soovitasin talle piiblikooli Soomes ehk seal River Church Finland, River Bible Institute piiblikooli soovitasime talle ja tema eestlane ja alguses ka lükkas selle edasi, et no mis välismaa kool on ja no ei tea, aga usus hüppas, otsustas, mina lähen. Ja meie siis mõtlesin, me aitame teda kolima ja viime ta kooli ja olime seal koolis. Eelnevalt me olime seal ka käinud konverentsil, paari konverentsi suvel ja kogesime ka, et seal on midagi selles koguduses, mis püha vaimu liikumine, tugev sõna ja kõik see. Aga siis, kui me läksime sinna kooli, ja olime seal Janega, siis me tegime kiire otsuse, et me jääme siia. Ja nii oli. Muidugi see oli huvitav, et teatud rollist hüppad esimese klassi õpilaseks uuesti. Ja avastasin enda sees ka oli natukene tegelemist, kui aus olla nii vaimuliku uhkusega, nii et kes ma juba olnud ja käinud ka piiblikoolis, et mis ma siia nüüd esimesse klassi lähen, aga mõtlesin, et ma otsustan olla ametlik. Otsustan panna maha kõik. Otsustan olla lihtsalt õpilane ja olen koolis ja lasen Jumala teha, mida ta tahab teha. Ja seal me olimegi 3 aastat ja tõesti hea aeg oli, et väga tugev sõnaõpetus, vaimuliikumine, sai teenida, olla aitamas, ehitada. Me olimegi seal koguduses aktiivselt ka kaasatud. Käisime palju tänavatel kuulutamas evangeeliumi, hästi põnev aeg. Väga imeline ja tähendusrikas ja elu muutev aeg. Päivi, aga kui me nüüd räägime kristlikust televisioonist, et kuidas sinu arvates, kas võiks olla rohkem konkurentsi ka kristlikul televisioonil? No ma näen konkurents on alati hea ju. Ja maailmas see nüüd ei ole väga hea maitsega ega maiguga, sest ma usun seda, et Kristuse ihu on ikkagi Kristuse ihu. Ja selles mõttes, et nii nagu on palju kogudusi, on ju, ja kui me oleme küpsad kristlased ja kõik hästi elame täiega Jeesusele, on ju, siis kindlasti ei ole mingi konkureerimist, et minu kogudus parem kui sinu oma on. No selles mõttes, aga neid kogudusi on vaja selleks, et kõik saaksid üles ehitatud ja teenitud ja varustatud. Ja samamoodi ma mõtlen ka, et mida rohkem me räägime Jeesusest, mida rohkem me räägime Jumala sõna, mida rohkem me külvame sõna, seda parem. Ja selles mõttes jah küll, amen. Sest nii Jeesus ka ütles, et kui teised tulid kaebama mingid asja, et nemad teevad ka niimoodi, me ei tea, kas see on okei on ja on ja. Et peaasi, et kuulutatakse. Peaasi, et räägitakse. Päivi, aga nüüd lõpetuseks võib-olla, sul oli just hiljuti, sa tähistasid 60. sünnipäeva. Ja selle siis teemaks või selle õhtu teemaks oli armastuse tee. Ja ma saan aru, et see on ka teie uue teenistuse nimi. Et te olete alustanud teenistusega. Räägi palun, kuidas Jumal on teid juhtimas ja mida Jumal on pannud sulle südamesse tuleviku suhtes, et kuidas sa näed seda nii-öelda järgmist perioodi? Ma loodan, et see ei ole tulnud äkitselt jälle. Et räägi natuke, et millised on sinu visioonid? Millised on mu visioonid? Te olete praegu Eestis tagasi, ma mainin ära. Te elate praegu Eesti ja ka natuke Soome vahet käite siiski. Ma arvan, et see nimi juba räägib väga palju ja selle üle ma olen ka väga tänulik, et see oli jälle nagu palvest tuli, et palvetasime ühel teekonnal ja tuli see südamesse, et on aeg alustada sellise teenimistööga ja luua see struktuur ka selle jaoks. Ja siis ma küsisin, et okei, et Jumal, kui sa oled sina ja et mis sa siis soovid, et selle nimeks tuleb, et igal asjal on nimi. Ja siis tuli see, et see on armastuse tee. Ja ma mõtlesin, et vau, kui lahe. Et see on siiski see, et armastus on see, kes Jumal on. Jumal on armastus.
ja tema tahab, et number 1 on ka minu südames on see, et võimalikult paljud leiaksid tee isa juurde ja ei ole muud teed kui läbi Jeesuse. Jeesus on tee, tõde ja elu ja muud moodi ei saa. Ja ehk see on üks osa seda teenistust, on see, et aidata inimesi võib-olla esimestki korda leidma Jeesuse juurde ehk evangeelne töö. Aga teine pool sellest on ka varustamine, et varustada ka kogudusi, et olla nagu süütmas seda tuult tagasi ja seda nagu varustada olema, no elama küpsuses võib-olla ja saama kasvama küpsuses on ja, et need 2 poolt, et teistpidi nagu aitama neid, kes ei ole kunagi Jeesusest kuulnud, Jeesuse juurde, teistpidi jälle neid, kes on kuulnud, kes võib-olla on jäänud leigeks, kes on nagu kõrvale kaldunud või ei ole võtnud seda tõsiselt, seda kutset, teha see oma osa Jumala plaani, sest igal ühel on kutsumine, igal ühel on koht Jumala plaanis ja see on ka südamelähedane, et aidata igaüht astuma selle kutsumise sisse ja tegema see, mis on antud. Nii et sellised asjad on ja ma näen, et Jumalal on väga palju imelisi asju nii meie jaoks kui nii mõlema rahva jaoks ka, Eesti ja Soome. Ja see on üks väga oluline aeg, see on väga oluline aeg, et nüüd mitte magada maha seda aega, kus me praegu oleme, et see on väga tähtis, et igaüks võtab oma positsiooni ja teeb täpselt seda, milleks ta kutsutud on. Väga põnev, Päivi, et nagu sa ütlesid ka 2 rahva vahel, et tõesti sa oled olnud nagu see ühendaja või selline nii-öelda see jooksutüdruk. Jooksutüdruk. Tuli meelde esimene sõna praegu. Et see on väga-väga oluline ja tõesti, mida ka minul on Jumal rääkinud viimasel ajal, on see, et väga selgesti öelnud, et valmistuge, et Jumal on tulemas, Jumal on külastamas meid ja väga oluline on, et me oleme valmis selleks, mis saab olema, et väga palju üllatusi, väga palju uusi asju Jumal on kindlasti avamas oma rahvale, oma koguduses. Nii et väga põnev, Päivi, et mul on nii hea meel, et sa natuke said jagada täna oma elust, oma tulevikuplaanidest ja ma usun ka, et me saame sind rohkem ja rohkem nägema ka teleekraanidel ja vaatame, mida Jumal teeb. Tahad sa midagi veel öelda, paar sõna enne lõppu inimestele, mis sul südames on? Ja ma tahan lihtsalt julgustada sind, kes vaatad seal pool. Ja ma tahan julgustada sind selles, et sa oled oluline osa. Sa oled oluline osa seda tervikut ja ma tahan lihtsalt nagu esitada sulle ka väljakutse, et mis iganes sinu olukord on, et otsi Jumalat rohkem kui kunagi varem, sest Jumalal on sinu jaoks rohkem, palju rohkem. Isegi kui sa juba arvad, et sa oled palju kogenud ja palju näinud ja palju tead, nii ma usun, et nüüd on see aeg, et olla näljane, olla janune ja tõesti kogu südamest otsida tema parimat tahet su elu jaoks. Sest Jumal tahab nüüd, et igaüks leiab selle erilise koha ja nii nagu see minu lugu ka võib-olla räägib sellest, et julged hüppa, julged isegi vaheta suunda. Et ära jää kinni sinna, kus sa oled aastakümneid võib-olla olnud. Et kui sa tunned rahutust oma südamest, mine Jumala juurde ja küsi ja täpsusta seda teekonda, kuhu ta tahab just sind juhtida. Ja ma usun, et sa saad olema ise õnnistatud, aga veel suuremaks õnnistuseks ka nendele, kes on su ümber. Sest me ei ela enda jaoks, vaid me elame ikkagi selleks, et viia kuningriiki edasi. Ja ma tahan veel kord nagu rõhutada seda, et sa oled oluline selles Jumala plaanis, mis tal on ka Eestimaa jaoks. Et kõiki läheb vaja. Nii et ole väga õnnistatud. Ja aitäh sulle, see oli väga hea ja mulle jäi üks mõte eriti, et ära karda muutusi, et Jumal viib meid edasi ja teinekord need on väga suured muutused, aga ei tasu karta seda suunamuutust, sest see on see, kuidas Jumal meid juhib. Nii et aitäh sulle, Päivi, ja aitäh teile ka, head vaatajad, et te olite meiega ja me kohtume teiega varsti.